Ilmselt on nii mõnigi pärast ühekordse maski kasutamist mõelnud, miks seda ära visata, kui saab pealt näha igati korras maski veel mõni teine kordki kasutada. Aktuaalse kaamera test näitas aga, et kui tasku põhja jäetud maskilt koroonat enam ei saa, siis mõne teise tõve võib sealt vohama hakanud mikroobidelt ja hallitustelt saada küll. Nüüdseks peaks juba kõigil selge olema, et ühekordne mask on ühekordseks kasutamiseks ning tuleb pärast ära visata. Tegelikult aga pannakse pahatihti kasutatud mask taskusse tallele. Ühekordsete maskide hinda arvestades võib sellisest käitumisest isegi aru saada, sest näiliselt on ju korra bussisõidu ajal ees olnud mask täiesti puhas. Kui me seda pidevalt ja korduvalt kasutame, et loomulikult lõpuks mikroobid ja hallitus ja erinevad seened sinna peale kogunevad ja see olenebki lõpuks sellest keskkonnast, et kus me seda maski kasutame, kuidas me seda lõpuks hoiustame. Et aru saada, milline elu maski raja jooksul tekib, lasime Keskkonnauuringute Keskusel testida 3 taskusse unustatud maski ja 1 maski vahetult peale kandmist. Kõige rohkem siis mikroobe ja hallitust ja seeni oli peal siis sellel maskil, mida oli siis kantud 2 korda ja mis oli siis taskus nädal aega seisnud. Kui kasutamata maskil oli 46 mikroorganismide kolooniat, siis sel maskil oli see näit 17 483. Vahetult pärast paari tunnist kandmist testitud maskil aga ligi 3500. 3 nädalat kotipõhjas vedelenud maskil oli ligi 3000 ja pärast paari tunnist kandmist mõned päevad kilekotis seisnud maskil ligi 2700 mikroorganismide kolooniat. Kui see mask 3 nädalat seal taskus seisab, ja kui mikroobidel enam süüa ei ole, et paratamatult nad surevad ka seal nälga, et sellest võib olla tingitud siis see mikroobipopulatsiooni siis vähenemine. Lääne-Tallinna Keskaegla infektsiooniaja Ludmilla Linniku sõnul kehtib raudne reegel, et ühekordne vahend on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Kui koroonaviirus püsib maskil kuni 72 tundi, siis bakterid võivad olla elujõulised mitu kuud ning olla mõne teise tõve põhjustajaks. Näiteks Pseudomonas aeruginosa, mis väga armastab niiskus, samuti MRSA, mis võib olla meie kätel, mis levib tõesti kontaktide kaudu, kui käsi ei ole vahepeal pestud ega pole tehtud kätte antiseptikat. Linnik paneb inimestele südamele, et ühekordne mask tuleb pärast kandmist ära visata kaanega prügikasti, et väikestel lastel ei tekiks ahvatlust nendega mängida ja tuul ei saaks need mööda ilma laiali tassida. Kas see jutt, mida räägitakse, et eakamad inimesed, kuna maskid on nii kallid, kasutavad neid mitu korda ja sordivad neid kuskilt välja, kas see peab siis tegelikult ka paika? Nendes kohtades, kus eriti palju maske kasutatakse, siis enamus prügi, mis on prügikastis, ongi need ühekordsed maskid. Ja tõesti ei ole õnneks sageli, aga pilt oli täiesti olemas, et otsiti nende seas kõige paremat ja puhtamat maski.